Tere, mina olen Helena. Ma õpin ämmaemanduse õppekaval 4. kursusel. Õppekava kestab meil 4,5 aastat, varsti on lõpp käes. Ämmaemandaks tulin õppima sellepärast, et mind huvitas naise tervis ja ma olen oma valikuga väga rahul. Me õpime siis nii ämmaemandust kui ka õendust. Esimesel aastal siis põhiliselt õppisimegi õendustegevusi, anatoomiat, haigusõpetust ning siis teisel aastal juba spetsialiseerusime ämmaemandusele. Õppisime rasedust, sünnitust ning ka sattusime esimest korda sünnitusmajja. Õppekava on väga huvitavalt üles ehitatud. Kuna me saame ka õekraadi, siis on tehtud spetsiaalselt niimoodi, et oleks vahepeal nii õendusõppeaineid kui ka siis ämmaemandusõppeaineid. Paljud meie kursuselt ka käivad tööl ning sellega ei ole probleemi. Üldiselt õppejõud suudavad arvestada ka inimeste tööelude ning ka isiklike eludega. Kuna praegu on koroonaaeg, siis teoreetiline õpe on põhiliselt Zoomis, kuid satume ikka majja ka. Majas teeme praktilisi ülesandeid, praktikume. Tutvume siis oma kalli sünnitusnuku Noellega. Tema on siis väga kõrgtehnoloogiline õppenukk, kelle peal me saame siis valmistada ennast ette erinevateks sünnitusolukordadeks. Samuti on siin ka lapse stabiliseerimislaud, mis on täpselt samasugune nagu on haiglates. Meie simulatsioonikeskuses on kõik vajalikud vahendid olemas, et valmistada õpilast ette haiglakeskkonda minekuks. Ämmaemandadeks sobivad isikud, kes on empaatiavõimelised, aga samas väga kindlameelsed ja hea stressitaluvusega. See võib täiesti hirm olla, ka minul oli see hirm, et kas ma üldse saaksin ämmaemandana kunagi hakkama. Sellepärast muretsema ei pea. Õppima tulles saab proovida siis nii õendust kui ämmaemandust, et mõnele tõesti sobib õendus rohkem ja see on ka täiesti okei. Ning töökeskkonnas ei ole tegelikult me kunagi üksi. Meil on kõrval teised ämmaemandad, meil on kõrval hooldajad, meil on kõrval arstid, neonatoloogid. Me ei ole kunagi üksi ja sellepärast muretsema ei pea, et keegi kuidagi hätta jääks.